sina, issand, oled kõige kõrgem üle kogu ilmamaa. Halleluuja. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Lugemine Püha Matteuse evangeeliumist 25. peatükist. Jeesus ütles, kui inimese poeg tuleb oma kirkusesse ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia, minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged talle, issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele, minge ära minu juurest, te ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei andnud mulle juua. Ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need, issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teinud. Siis ta vastab neile, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes, kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. See on püha evangeelium. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimuosadus olgu ja jäägu meiega. Me oleme teelised all lõõmava päikese. Me oleme teelised nii suured kui väikesed. See Jaak Tuksoni poolt Silvi Astrid Mikkelini sõnadele loodud laul on kirikuaasta viimastel nädalatel mu meeles helisenud. Sellest peale, kui möödunud nädalal kuulsin seda üle pika aja Usuteaduse Instituudi tuluõhtul Andres Jäätmaa esituses. Ja need sõnad ja see viis mõlgub mul meeles tänagi, kui olen koos teiega tulnud
kirikuaasta viimasel pühapäeval siia kirikusse Kristuse sõnast ja pühast armuvallast osa saada, et nõnda astuda vastu uuele kirikuaastale, et nõnda minna edasi seda teed, mis mulle ja meile siin käia on antud. Me oleme teelisid all lõõmava päikese. Mulle tundub, et selles pildis kajastub meie jaoks inimelu kogu tema vastuolulisuses. Eestlase jaoks on päikesevalgus midagi ihaldus- ja igatsusväärset. Me elame külmal maal, kus suur osa aastast on pime. Küll tahaks sinna lõõmava päikese alla, eriti sügiseses halvuses ja pimeduses. Aga kui me mõtleme Jeesuse kodumaale, siis seal võib lõõmava keskpäevase päikese all rändamine olla sootuks vaevarikas. Sest kuumus ja sellest tulenev väsimus ja jagu võivad võtta jõu. Lõõmava päikese all pigem püütakse puhata ja mitte pikki teekondi ette võtta. Nii mõnedki meist on tulnud täna siia pühakotta, et mälestada oma lahkunud lähedasi, kalleid kaasteelisi, kellele süütame küünla ja kellele mõtleme tänus ja hingepalves. Ja küllap oli nendegi elus päikeselisi päevi nii selle sõna helgemas kui ka rusuvas tähenduses. Küllap tuli neilgi nii mõnelgi ka lõõmava päikese lõõsa ja kuumaga vastu pidada ja samm-samm edasi rõhkida ka siis, kui see oli kõike muud kui kerge. Me oleme teelised, nii suured kui väikesed. Ja nii me rändame selles ajas ja ruumis, kes lühemat, kes pikemat teed. Nii suured kui väikesed, nii vanad kui noored, nii rikkad kui vaesed, nii kuulsad kui kummalised, nii tuntud kui tundmatud, nii omad kui võõrad, nii lähedased kui kauged. Ja tänane evangeelium kutsub meid mõtisklema see üle, kes on need meie kaasteelised, suured ja väikesed. Kas me märkame neid enda kõrval? Kas meil jagub nende jaoks tähelepanu, hellust, hoolivust ja haastust? Sest ilmselt kehtib Jumala maailmas see seaduspära, mida oleme teinud või tegemata jätnud, kellele tahes Kristuse pisematest vendadest ja õdedest, nendest suurtest ja väikestest, kes meiega koos oma teed käivad. Seda me oleme teinud või tegemata jätnud ka kuningate kuningale endale. Need teod või tegemata jätmised, millest siin räägitakse, on pisikesed, pealtnäha tähtsusetud ja tähelepandamatud teenid, lahkuse osutamised, palastusteed. Need on isegi nii kõrvalised ja esmapilgul tähelepandamatud, et asjaosalised ise ka üllatuvad. Millal issand? Millal see oli, kui me nägime sind näljasena ja toitsime sind, janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? See ei ole olnud mingi punktide kogumine, nõnda et nad ise ei teagi.
et nad on seda teinud. Üsna samamoodi nagu Jeesus mäejutluses õpetab ja ütleb, et kui sa oma almuseid annad, siis ärgu su parem käsi teadku, mida vasak teeb. Meid on siin elus õpetatud ja õpetatakse mõtlema suurelt, seadma suuri sihte, püstitama eesmärke, saavutama siin elus midagi, mida meie ise ja teised meie ümber märkaksid ja väärtustaksid. Me oleme teelised all lõõmava päikese ja me tahaksime endast jätta siin elus jälje. Tõnu Lehtsaar on öelnud, et jälg on see, mis meist siin elus maha jääb. Jälg kitsamas mõttes puudutab konkreetset suhet või olukorda, aga laiemas mõttes inimese elu üldse. Jäljetu lahkumine on kurb lahkumine. Jäljetust inimesest jääb vaid mälestus. Me ei taha olla tühi koht. Me tahame olla märgatud, mõistetud ja ka mõjusad. Ometi kõneleb tänane evangeelium meile sellest, et igaviku vaatepunktist võivad meie suured teod ja saavutused ja meie kullatolmused jäljed kiiresti ununeda ja tolmu vanduda. Meie saavutused ja võidud kaotavad oma tähenduse ja ununevad. Aastapäevad tagasi olin Uppsalas 2 Rootsi piiskopi pühitsemisele eelneval pidulikul õhtusöögil, kus Rootsi peapiiskop Martin Modeus rääkis sellest, kuidas ta aeg-ajalt vaatab Uppsala toomkirikusse seda marmortahvlit, kus on kõigi tema eelkäijate peapiiskopide nimed ja ametiajad. Ja kuidas ta siis mõtleb sellele, et juba kui paar nime tagasi minna ja mõned sajandid, siis ei teada nendest meestest midagi. Mälu ja mälestused nendest on kustunud. Ja kuidas ta siis iga kord mõtleb ka selle peale, et temagi unustatakse sama kiiresti ja see aitab tal ennast mitte liiga tõsiselt võtta. Kuid tänane evangeelium kõneleb ka vastupidisest. Kõneleb sellest, et väärtuslikuks, püsivaks ja tõeliseks võivad osutuda need sõnad ja teod, mis tolles ajahetkes, kui nad öeldi ja tehti, võisid olla hoopistükkis tähelepanematud ja kõrvalised, kuid mis ometi on jätnud kaasinimeste hinge ja südamesse jälje, mis elustub ja saab tähenduse võib-olla aastate või aastakümnete pärast. Tõnu Lehtsaar ütlebki, et üheks huvitavaks omaduseks on jälje taaselanemise võime. Jälg, mille jätame võib ajajooksul tukkuda, nii-öelda liiva alla mattuda, kuid olude muutudes tuleb see taas esile. Hakatakse meenutama, et kunagi keegi ütles või tegi midagi, mida me teadsime ja mäletasime. Kui me mõtleme täna nende eluteele, keda oleme tulnud siia igaviku pühapäeval mälestama, siis me võime küsida, et kas me meenutame seda, millise hinde sai keegi neist 6. klassi 3. veerandil vene keeles, kui palju eurosid jäi neist pangaarvetele või milliseid ordeneid ja aukirju kapiriiulile. Kas me meenutame nende ametinimetusi ja teaduskraade või seda, kas ja milline pilt avaldati neist kohalikus maakonnalehes? Ma usun, et need ei ole asjad, mis meile esimesena meenuksid, mis oleksid tähtsad aastate ja aastakümnete pärast. Usun, et me pigemini meenutame just lihtsaid, igapäevaseid, argiseid
ometigi hindamatu väärtusega see. Meenutame mõne tema tehtud toidu maitset või tema kätega meisterdatud mänguasja. Meenutame mõnd julgustavat sõna, nalja või naeratust. Koos läbi elatud rõõmu ja katsumusi. Meenutame ehk tema olemasolu, mis andis meile kindluse, et oleme märgatud, toetatud ja armastatud ning andis meile jõudu edasi minna meie teel all lõõmava päikese. Mõtlen aeg-ajalt ühele abielupaarile, kellega tutvusin Pärna pansionaaris ja kelle mehe ma matsin möödunud kevadel. Selle mehe seisukord nagu paljudel teistel temasugustel halvenes tasapisi pärast mitut kukkumist ja süvenevat dementsust. Aga tema naine käis päevast päeva ja veetis seal tunni või paar ja tegi mehe lihastele massaaži, mida ta oli füsioterapeudilt ära õppinud, kuigi keegi ei prognoosinud seal erilist paranemist. Ja ega seda paranemist ka ei tulnud. Aga kui mees oli siis igavikku kutsutud, ütles üks hooldekodu töötaja, kellega pärast rääkisime, et Eevi käis iga päev, absoluutselt iga päev. Ja matuseel vesteldes ütles Eevi mulle, et need käimised olid talle endale olulisemad kui Matile, kellest viimastel kuudel oli raske aru saada, kas ta kedagi veel ära tundis, suhtlemisest rääkimata. Ja ma olen mitu korda mõelnud ja ütlesin seda ka tollel matuse talitusel, et küllap annaks nii mõnigi suunamudija, mõnigi tõsiellustaar, mõnigi meediakangelane oma elu lõpul kogu oma karjääri, kuulsuse ja varanduse sellise suhte ja sellise armastuse eest. Või võib öelda ka teistpidi, küllap siis oli väärtumis. Niisiis ei ole meie tänane evangeelium eeskätt hirmutuseks, vaid julgustuseks. Ta on julgustuseks selle kohta, et mõtted, sõnad ja teod, mis on kantud armastusest ja halastusest, ei kao jäljetult. Ei ole tähenduseta ka siis, kui nende eest siin maailmas ei jagata ordeneid, kuulsust ja raha. Paljugi võib inimese elus äparduda ja kiiva kiskuda ja kaugeltki kõigile ei pruugi meie teekonna lõppedes olla ette näidata inimlikult suuri ja tähelepanuväärseid saavutusi. Aga meile öeldakse, et see ei olegi tähtis. Jumala palge ees on oluline hoopis muu. See on inimlikkus, halastus, arm ja andeks andmine. Me oleme teelised all lõõmava päikese. Me oleme teelised nii suured kui väikesed. Sellel laulul on ka refrään, mis kõlab nõnda viisi. Kusagil on kodu, kodu taevane. Kodus leiab rahu hing meil isa sees. Kristlastena me teame, ja see on tohutuks eeliseks meile. Me teame, et meie kodu ei ole mitte kusagil, vaid meie kodu on taevas. Mitte pilvide peal, vaid Jumalas. Temas, kelle arm ja elu ulatub üle aja ja ruumi, üle elu ja surma, üle valguse ja pimeduse. Meie kodu ei ole selles maailmas. Ja ometi on see meiega just siin praegu, igas hetkes, igas olukorras, igas suhtes, igas loodud olendis, kelles me tunneme ära kuningate kuninga,
ja kelles oleme valmis teda kummardama ja teenima. See äratundmine annab meile rahu ja kindluse ka keset elu ettearvamatust ja ebakindlust. Avab meile taevase kodu juba siis, kui oleme alles teelised all lõõmava päikese. Oleme ka täna tulnud sellesse kirikusse, kus sügisese päikese kiired akendest sisse paistavad. Kirikusse, mis nagu iga pühakond on meile teelistele, suurtele ja väikestele märgiks Jumala ligikogust, taevasest rahust ja kodust, kus meie kõigi jaoks on oma koht. Me ei pea jääma ootama kohtumist Kristuse taeva ja maa issandaga siis, kui ta tuleb kord oma kirkuses ja kogub oma aujärje ette kõik rahvad, vaid võime temaga kohtuda juba täna, igas kaasteelises ja eeskätt pühimas armukoguma sakramendis, kus võime võtta vastu tema ihu ja verd, mis on murtud ja valatud meie ja kogu maailma pattude lepituseks. Võime temaga kohtuda siin ja praegu. Ja kus on tema, seal on rahu ja rõõm. Kus on tema, seal on ülestõusmine ja elu. Kus on tema, seal on taevane kodu. Kodus leiab rahu hing meil Isast.